Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Elame ajas, kus tõde tundub olevat suhteline mõiste. Igalühel on justkui oma tõde ja raske on eristada fakte arvamustest, müütidest, tegelikkusest. Selles segaduses pakub Jeesus meile midagi väga kindlat, tõe vaimu. Kuid kuulakem, kuidas ta seda teeb. Johannese evangeeliumi 16. peatükis 12. kuni 15. salmini on nõnda tema sõnad edasi antud. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema tõe vaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on isal, on minu päralt. Seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Ja vaata, ülemises toas, kus Jeesus oma jüngritega viimast korda kohtub, on tunda ärevust, aimdus, et asjad ei arene ilmselt nii, nagu nad olid oodanud, on käega kasutavalt tajutav. Kuid õpetaja tunneb oma õpilaste piire. Ta tunneb nende tundeid, ta teab, et kui ta ütleks neile välja kogu tõe, nad ei suudaks seda taluda. Nõnda siis kõik algab siin sõnadest, mis jäävad nagu ütlemata, aga on siiski kõnekad. Jeesus tunneb oma õpilasi ja selle tõttu jagab ta oma sõnumit neile vähehaaval, samm-sammult. Tema tõde ei jõua meile kohale alati suure pauguga, nagu välk taevast, nagu raamat, mille võtame riiulilt ja teeme lahti ja kõik nagu olekski selge. Jeesuse tõde on nagu kasvav valgus, nagu koit, mis tasapisi valgustab hommikust loodust. Jumal ei sunni meile oma tõde vägisi peale. Ta on valmis ootama, kuni me oleme valmis seda vastu võtma. Kui Jeesus vaikib, siis ei tähenda see seda, et ta ei hooli meist. Vastupidi, ta on meiega lihtsalt kannatlik. Tõsi on see, et tõde, mida me kõige enam vajame, on just selline, milleks me pole alati valmis. Usaldagem siis Jumalat, kes annab meile vajaliku vastuvõtuvõime õigel ja sobival ajal. Jeesus ütleb oma jüngritele, et ta ei jäta meid orvuks. See kehtib ka meie kohta. Meid ei jäeta üksi oma subjektiivsete arvamuste rägastikku. Tõde ei jää varjatuks, ta tuleb, kui tuleb isikuna, ta tuleb tõe vaimuna. Vaimuna, kes tahab elada meis. Ta ei tule meid valitsema, vaid juhatama. Ta on meie õpetaja ja teejuht, lohutaja ja julgustaja. Ta juhib meid samm-sammult kogu tõesse. Tõde ei ole intellektuaalne konstruktsioon, vaid teel olemine, tee, ning tõe vaim on meie teejuht. Ta ei suru meile midagi peale, vaid kutsub meid ennast järgima. See on vabastav teadmine, et me ei pea kõike kohe mõistma. Tempo, millega püha vaim meie juures toimib, on meile alati kohane. See on armuline ja halastav tempo. Meid juhitakse tõe juurde, nagu juba ütlesin, samm-sammult. See vaim, kes meid saadab ja õpetab,
ei räägi aga iseenesest, vaid austab Jeesust. Ta ei tule mingi uue õpetusena, vaid avab meile seda, mida Jeesus õpetas toona. Ta räägib seda, mida kuuleb isalt ja pojalt. Püha vaimu peamine ülesanne on Jeesust kirgastada, austada. Ta ei juhi tähelepanu, nagu juba ütlesime, iseendale. Ta näitab meile Jeesust ja avab tema lunastustöö saladust. Püha vaim puhastab ja täidab meid kasvava armastusega Jumala ja kaasinimeste vastu. Ta inspireerib meid, kui tunnistame Jeesusest. Vaimutöö on alati Kristuse töö, tema elu, surma ja ülestõusmise väe avanemine meie isikliku perekonna ja koguduselu lehekülgedel. Ristiusu kese on risti löödud ja ülestõusnud Jeesus, mitte vaim ise. Püha vaim on nagu prožektor, mis valgustab Kristust. Ta annab meile jõu elada Jeesuse tahte kohaselt. Me saame püha vaimu läbi julguse tunnistada Kristusest. Me oleme Jumala perekonna liikmed ja pärijad. See ei ole lihtsalt metafoor, vaid tegelikkus, millel on tagajärjed. Isa annab pojale, poeg saadab vaimu, vaim võtab poja omast ja annab edasi meile. Nagu Jeesus ütleb, kõik, mis on isal, on minu päralt. Seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Nõnda täidetakse meie sügavaimad vaimulikud vajadused. See teeb meid alandlikuks. On tõsi, et me ei tea ja ei mõista kõike. Me vajame jätkuvalt jumalikku õpetust ja juhtimist. Olgem siis avatud Jumala sõnale, kuid arvestagem, et kristlik usk ei ole valmis süsteem, vaid teel olemine, kasvamine ja süvenemine. Kristlik usk ei ole ainult teadmised, vaid isiklik suhe Jumalaga tõe vaimu juhtimisel. See olukord kutsub meid tänagi avatud südamega palvetama. Issand, sa tunned meie vastuvõtuvõimet ja taluvust. Sa ei ole jätnud meid üksi tõe leidmise raskel teel. Sa juhid meid samm-sammult taevase ja maise elu saladuste mõistmisse. Sellepärast me palume täie julgusega, tule püha vaim, ava mulle Jumala tõde, juhi mind Kristuse juurde, kirgasta Jeesust minu elus. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.